Tere, mina olen Maarja ja tegelikult mul on tema moodi 2 raamatut ja ma tahtsin alustada Deborah Vaarandist, kes küll on väga kaheldava väärtusega kirjanik praegusel hetkel, aga tal on väga ilus luuletus Sinu aknal tuvid, mis räägib armastusest, igatsusest ja hellituste ootamisest. Ja Deborah Vaarand on ise selle luuletuse kohta öelnud, et meie vaatame ja näeme seda kui armastusluulet kellegi teise järgi igatsemist, kui näeme selles. Aga tema ise kirjutas selle iseendale, et kuidas ta ise ootab iseennast ja kuidas lumi sulab ja kuidas akna taga valuvad puud, aga et seda mööda käia, et seda iseennast ei tulegi. Aga selle peale ma leidsin hoopis Veronika Kivisilla ühe loo. Ja ma tahaks kõikidele soovitada, et kui te täna õhtul lähete koju ja loete neid luuletusi võib-olla vanematega, et siis te võite võtta tänase selle luuletuse, mida te meile ette lugesite esimese rea ja proovite sinna alla hoopis kirjutada oma lugu. Nii et Veronika Kivisilla on kirjutanud siis Deborah Vaarandi Sinu aknal tuvidele järgmise luuletuse. Sinu aknal tuvid ja sinu aknal tihased. Ja mesilased ja igasugu nimetud putukad, kes su akna taga ootavad sisse saamist. Hellitust ootavad. Ja su aknal on lumi, aga ega ta nii kaua valendagi, kui juba on seal suvi ja jälle tuvid ja tihased ja putukad. Kipuvad kangesti tuppa. Mina saan neist muidugi aru, sest minagi olen su ukse taga ja akna taga ja tahan tuppa. Oleksin su akna taga laia ladvaga puu, kes tuulega su aknaid riivab. Oleks kas või mustades ruutudes valvav kuu. Deborah Vaarandi teadis, millest ta kirjutas oma kauneimas luuletuses. Aga mööda käia oleksin siiski midagi muud. Päriselt sisse kutsutu. Hellituse, ootaja ja jagaja. Ega me kumbki kunagi ei küsiks. Hellitus, kuhu küll jäi ta?